Aga infoleviga olulist eeldust, mis teadust ei saa teha kuskil kinnises keskkonnas. Teadust tegemine eeldab ligipääsu eelnevatele tegelike informatsioonile. Peer review ehk siis inglise keeles kaasuste poole hindamine. Et igasugust teadust tegemise puhul kehtib põhimõte, kus kaaskodanikule teised sama ala pädevad inimesed hindavad, kas sinu töö on väärt avaldamist või mitte. Eks öelda ökosüsteemi mõttes luba tarkvara puhul reputatsioon või oluline valuuta. Inimesele makstakse, siin Antti rääkis ka juba natuke sellest majandusmudelist. Illustratsiooniks võiks öelda ainult ühe näite. Kõik on kuulnud meelest nimega Linus Torvalds. Kui Linus ütleks ühel heal hetkel, et mul on siiber oma praegusest töökohast, andke mulle uus. Mitu pakkumist tuleb esimese 5 minutiga. Ühesõnaga, tema reputatsioon on niivõrd laes, see mingis vormis taandub ka rahale. Väiksemas vormis võiks öelda, sama asi kehtib ka kõikide siin eelkõnelejate kohta Eesti mastaabis. Ehk siis see on see, millest juba Antti rääkis, tootemudel versus teenusemudel. Paar viidatasin ka minevikku. Soovitan kõigil lugeda Steven Levi raamatut Igasuguse Computer Revolution, mis räägib väga mõnusas vormis omajärgitest esimestest digimeestest. Ja häkkerikultuur on tegelikult vanem kui vaba tarkvara liikumine, aga tänaseks on olnud päris kõvasti kokku kasvanud. Selle kohta ma soovitaks lugeda Pekka-Himaline häkkeri eetikat, aga siis Steven Levi mainib ka seda lauset, et information wants to be free. See free rõhutamine ole mitte tasuta, vaid see on jällegi tema vabadus. Ja kui tollal oli siis ainult selle vabadust hästi kirjeldatud seda, kuidas tollal loodi selline inkubaator. Need olid üsna sellised isemoodi kodanikud, kes selle IT-maailma püsti panid. Seda oli suhteliselt vähe tavameestes normaalne inimesi, aga tänaseks võiks öelda, et tagasi on lahti lastud internetti. Ja mõndagi asja tehakse viisil, mis on, võiks siis öelda, omajärgsetele kodanikele tavalistele ameeriklastele aru sama. Ehk siis, miks pärast inimesed teevad midagi valmis, annavad tasuta ära. Selle kohta võiks öelda ka ühe lause, et inimesed teevad ja on nõus tegema väga suuri asju, juhul kui neil on A. endal huvi asja vastu ja B. neil ei tehta lõdekad takistused. Ja näide on näiteks Wikipedia, kes tegi selle, kes selles maksis. Nii, ja nüüd jõuame tänase ülikooli dilemma juurde, mis on ka, ütleme, Antti jutule üsna järg, aga juba ülikooli kontekst. Ülikool peab ära elama ja tal on 2 valikut. Kas ta üritab hoida kinni, kui ma kuulen sõna intellektuaalne omandus, mul tuleb alati meelde sõna märisiga. Märisial pole pistmist, me ei räägi ka seaga. Ja kui ma üritan müüa teadmiste konserve ehk konspekte, materjale, uurimistulemusi, esiteks see konserv läheb väga kiiresti pahaks, sest järgmine aasta on see info juba vananenud. Ja teiseks on olemas sellised koledad asjad nagu koolitusfirmad, kes on selles mõttes nagu kiht versus lehm. Selle ülikoolil ei ole mingisugust võimalust, sest koolitusfirma on puustuskasvumine orienteeritud asi, ta teeb täpselt nii nagu on efektiivne. Ta ei ole riiklikud edimust peal, ta ei pea õpetama pildile vajalikke, aga mitte tasuvali tegelased, näiteks mäeinsenerid ja teoloogia. Teine variant, kui ta läheb teenusemudeli peale, siis ta see on nüüd see piirtulu, piirkulu küsimus, et ta maksimeerib teabe leviku, paneb sinna külge oma kaubamärgi ja müüb kaubamärki. Ehk siis müüakse kompetents. Nii et kui me toome paralleeli, siis see, mida Antti rääkis, sellega on täiesti paralleel olemas. Ja üha enam maailma tippülikoole on ka selle meetodiga nagu kaasa teinud. Võime nüüd võtta linke üsna palju tipptegijaid maailma haridusest, kes kõik on ennast pannud oma õppematerjalid välja sisuliselt vabalt. Muide, vabalt tähendab eeskätt defineeritud litsentsiaalsum. See, mida Maksvili Peeter rääkis. Ütleme, ülikooli puhul välja pandud materjal tegelikult ei tohiks teha ülikoolile mitte mingit kahju. Välja pandud materjal toob ülikoolile kahju materiaalselt juhul, kui tema kursusel on võimalik asendada materjaliga õppejõud. Järelikult see õppejõud tuleks lahti lasta. Nii et Erik Reimond, üks vaba tarkvara
tuntumaid visionääre on kirjutanud ka ärimudelitest oma raamatust. See on siis homstasime nõuspäev. Ja üks retsept, üks on siis on tal share a recipe, open a restaurant. Ehk ma mõtlen välja mingi väga huvitava viisi, kuidas teha kartuliputru. Ma ei pane seda retsepti mitte taskusse endale, vaid ma ütlen, et proovige ka, see on Kaku isiklik kartulipuder. Aga kui te tahate teada, kuidas päriselt maitseb Kaku isiklik kartulipuder, te peate tulema minu juurde külla ja proovida, kuidas see tegelikult käib. Vaba tarkvara puhul siis müüakse maksimeeritud levikuga kompetentsi ja võtmeketi lahendusi. See on tegelikult otsapidi see, millest Lauri rääkis praegu. Ehk siis on olemas Ubuntu, nüüd tulevad poisid, kes teevad selle peale veel midagi uut. Ja kõrghariduse puhul samamoodi, et müüakse täiendkoolitust, kohandatud kursusi. Näiteks mul tuleb üks seltskond, kes tahab minu kõrgkooli kursusi peale midagi täiendavalt saada. Siis seal juba võime rääkida lihteenusest, SKH-st ja müüakse nime. Ja nagu ma juba korra mainisin, siis eeldus on see, et tase on kõrge. Juhul kui tõesti ülikooli puhul saab asendada õppejõu konspektiga, siis on lugu ka, et see õppejõud ei ole oma kohta väärt. Nii et just nimelt see, et anname võime mingisuguse imeliku paberini tõmmata, mis käis läbi eelmisest ettekandus, et Microsoft annab tasuta kätte koolidele ja pärast teenib kõik seda kuhjaga tasa nende, kes nii-öelda turg sisse sõidetakse omamoodi natukene sarnast asja teha isegi vaba mudeli korral. Sööta turg sisse, et pärast teenida selle pealt. Erinevus Microsofti omast on see, et ei tekitata kunstlikku lukustust. Siis veel, mis akadeemilises maailmas on vaba tarkvara tõesti kujundab ennast suurem jääma ise, juhul kui ta on korraliku vastutusväärtusega. Seda võib kasutada piiramatult ka uute lahenduste loomisel. Ei tekitada neid eespool mainitud väljakuid takistusi. Ja samas seda ressurssi sinna alla panna teinekord ekstra ei olegi vaja. Et selline kõrvaltootena loodud asi vaba litsentsi puhul on palju elujõulisem kui sellise klassikalise kommertsi litsentsi puhul. Ja mõni kavatub tugindeenustada selles mõttes, et keegi loob mingi lahenduse ja hakkavad tema juurde juba firmad, kes pakuvad sinna teenuseid teha. Juriidilist raamistikust ma arvan, et siin juba Peeter rääkis piisavalt, aga kiiruga mainin üle mõned aspektid Creative Commonsi osas. Näiteks fotode puhul on väga levinud just nimelt kõige liberaalsem Creative Commons litsents, ainult attribution, ainult autorsuse sätestamine. Samas näiteks õppematerjalide puhul, näiteks ka Wikipedia ja kogu Wikimedia Foundationi sisu on siis pandud kõigega share-like klausel ehk nagu Peeter rääkis copylike'i printsiibist. Ja raamatute võhuversioonid, mis on vajalik sööda ajanakk, on see, et väga paljud tippraamatut ilmuvad veebi umbes pool aastat enne paberi ilmumist just nimelt seda litsentsiga Creative Commons Attribution non-commercial non-derivatives ehk sisuliselt raamat kujundab ennast PDF-i kujul enne paberi ilmumist ja teeb seda edukalt. Ja kui keegi küsib, et miks pärast kes siis veel ostab, kui PDF poole aasta vedes on, et kes siis veel seda surnud puust asja ostab, üks loll seisab teie ees praegu. Mina olen ostnud küll mitu tükki. Mulle meeldib kombinatsioon tugitoolist ja raamatust palju rohkem kui kõvast toolist ja läpakast. Lihtsalt see surnud puust raamat on näiteks mugavam kasutada. Ma tahan muidugi midagi lihtsalt käes ka hoida. Tarkvara ma veel tooks välja selle, Peeter natuke mainis ka seda non-copyleft litsentsid. Ehk kas litsentsi puhul maksimeeritakse kasutajaõigused või arendajaõigused. Ehk
kui on tegemist range kohvilehtiga, näiteks GPL-i puhul, siis võiks olla, et arendaja õigused on mingil määral piiratud, sest arendaja ei tohi seda panna purki ja teha millest kinnist olla. Samas kasutajal on kindel garantii, et vabadus jätkub. Vastupidi siis võiks öelda, et BSD MIT X11 lisentside puhul on kasutus täiesti ainuke tingimus reaalselt on nõue viidata allikale, aga ei ole tingimata tagatud selle asja jätkusuutlikult vabalt. Nii et natukene mõne koha peal on seda hirmu ka, mis Edmondi uuringus välja tuli, et läheb tasuliseks. Aga samas, kui me teame, et umbes 70% vabast tarkvarast ja enamus Linuxi-infot on vabal selle kopilehti GPL-i all, siis ilmselt argument, et nagu nii läheb tasuliseks, tegelikult on nonsens. Aga ma õpen läksis, siis siin ei hakka praegu peatama, sest et see läheb üle aja. Aga see on üks huvitav nähtus. Ehk kuidas näeval teadustööd tehakse niimoodi, et ka need artiklid lähevad tasuta veebi välja. Kuna mul aeg läbi, siis ma lõpetaksin nüüd kiiresti ära, et kokku annab siis näiteks sellised plussid, mida annab ka tava, ütleme õppeasutus. No tegelikult Edmund rääkis suuresti samu asju. Ja Eesti tingimuses räägiksin just nimelt tööskõimaalustest, sest muide eestikeelne Windows ja eestikeelne MS Office tekkisid pärast seda, nagu nõiaväel, kui hakkasid tekkima eestikeelsed vabad lahendused. Enne seda oli Microsofti ametlik seisukoht, et te olete liiga pisike. Aga pärast seda hakati ennast liigutama. Ja mõned näited siin veel, aeg on otsas, aga ma siin pikemalt ei peatu. Ja kokkuvõtteks võiks öelda, vaba tarkvara ja ka vaba võrgusisu on kõrgaliseks ajaks loomulik valik. Ja just nimelt see sümbioosi efekt, see tarkvara kitsamas mõttes ja võrgusisu laiemas mõttes vahel. Ja just nimelt see teenuse mudel. No nii, loodetavasti sain hakkama ajaliselt. Aitäh!